Hei, imeline hing! Olen Laina Helenurm ja sa kuulad mini-jutupäevikut Mõttekoht. Olles üle 20 aasta valgustumise teekonnal, jagan teiega mõtteid. Miks just miniversioon? Sest meile polegi rohkem vaja. Nii lihtne see ongi. On vaja võtta üks teema ja sellesse iseseisvalt süveneda. Meie aju mitmeid teemasid korraga nii ehk naa sügavalt läbi ei võta, mistõttu see 5 minutit annab palju võimsama tulemuse kui 10 pikka podcasti. Eelmises osas me rääkisime, kuidas väärtustada oma meelerahu. Ja ma leian, et kõige olulisem punkt, millest alustada üldse on enda märkamine. Me tihti ei märka ennast absoluutselt, elutempo on kiire, aga kuidas siis tegelikult ennast märgata, mis on see praktiline lahendus? Praktiline lahendus on kohalolupraktikad. Ja kõige lihtsam nendest on hingamine. Et sa võtadki päevas ükskõik 1, 2, 3 hetke, kus sa lihtsalt hingad ja hingamisega sa saad ennast tuua kohalolusse. Tuua välja ennast pidevast saavutuste ja planeerimiste jadast. Sest kas me tõesti tahame kogu aeg millegi järgi joosta, kogu aeg midagi saavutada, kogu aeg olla nii-öelda go, go, go. Või äkki ma saan hoolitseda enda eest ka praeguses hetkes. Me tihti mõtleme, et selleks, et me tulevik oleks kindlustatud nii-öelda, et meil läheks tulevikus kõik hästi, siis me peame hästi palju planeerima ja hästi palju mineviku peale mõtlema, analüüsima. Kuigi teatud määral need kõik on okei, siis tulevikku ei dikteeri minevik. Tulevikku dikteerib ainult praegune hetk, mida sa praegu teed, mida sa mõtled, mida sa tunned praegu. Nii et kui sa tahad hoolitseda oma tuleviku eest, siis õpi hoolitsema enda eest praeguses hetkes, kohalolus. Kõik, mida me teeme, loob meie tulevikku. Ja on vaja väärtustada oma meelerahu. Me juba eelmises osas rääkisime ka, miks meelerahu on vaja väärtustada, sellepärast, et meie keha ei ole loodud kogu aeg pinges olema. Meie keha lihtsalt jääb muidu haigeks. On siis päris füüsilised, tõsised haigused või tõsised vaimsed haigused, depressioonid, tugevad ärevused. Meie keha on loodud olema pingutus, lõdvestus, pingutus, lõdvestus. Ja selleks, et olla tõeliselt kohal, peab oskama olla kohal iseenda jaoks. Me tihti tahame olla nagu teiste jaoks, aga tegelikult kõik algab meist endast. Sest kui meie enda tass on tühi, siis ei ole me ka head partnerid, elukaaslased, emad, isad. Meie suhete kvaliteet langeb oluliselt. Ei ole meil elurõõmu, ei ole meil jaksu. Nii et selleks, et olla kohal, peab olema kohal ise enda jaoks ja see on nii oluline, et me väärtustaks oma enda meelerahu. Ise enda jaoks on vaja kohal olla. Ja meelerahu annab meile see väga lihtne hingamine.
ja meelerahu saab ka läbi meditatsiooni. mina ise korraldan ka juhendatud meditatsioonirännakuid, mis ongi loodud selleks, et me saaksime oma kiirest elutempost korraks välja astuda ja lihtsalt pinged maha laadida. Ja ma olen loonud just spetsiaalselt vabanemise rännaku. Aastaid ma timmisin seda paika, et me saaksime mõnusasti lõdvestada ja praegu olen ma seda kuskil 3 aastat inimestele pakkunud ja see on väga paljudel inimestel elusid muutnud. Aga see kõik algab meist endast, meie enda otsusest, meie enda väärtushinnangutest. Kui sa tahad hoolitseda oma tuleviku eest, siis see algab praegusest hetkest. Tulevikku ei loo minevik, vaid tulevikku loob praegune hetk. Sa kuulasid mini-jutupäevikut Mõttekoht. See pole juhus, et sa seda videot näed. See oli sõnum sulle. Võta sellest maksimum. Järgmine osa juba järgmine esmaspäev.